koosolekul, et see ei läheks lappama ja need intrigandid, kes tahavad meie koosolekut ära rikkuda, nende eest hoolitseb meil väga turvaline politseiametnike tiim. Ma tänan neid, et nad on olemas ja et teie päeva, seda kena päeva päris ära ei raiskaks tühja loba peale, siis kõigepealt alustaksin meenutamist Balti ketist. 32 aastat tagasi, 23. augustil 1989 seisid 3 Balti riigi, Eesti, Läti, Leedu inimesed Balti ketis. Ja mille eest nad seisid, kas te teate? Vabaduse eest. Meil oli 40 aastat või rohkemgi kommunistlik režiim. Ma olen ise sündinud 1970. aastal, ma tean väga hästi, mis aeg see oli. Mäletan väga hästi, kui talongide eest pidime järjekorras seisma, et suhkrut osta või paremaid palasid poest saada. Et ma olen elanud üle mõlemad rahavahetused nii rubla pealt Eesti krooni kui Eesti krooni pealt euro peale. Ja sellest päevast alates, kui Balti rahvas ühiselt vabaduse eest seisis, tahtis hirmsasti seda vabadust saada, siis hakkas ka Nõukogude Liit hävima ja lagunema. Vähesed teavad, et Balti keti organiseerijad olid tegelikult ametiühingud ja kommunistid, kelle eesmärk oli alguses midagi muud kui iseseisev Eesti. Jumalale tänu, et rahvas sellest ei teadnud. Rahva vabaduse soov oli nii suur, et nad ei tundnud hirmu millegi eest, nad tahtsid vabaks saada, vabad olla. Eestis moodustati siis rahvarinne ja samaaegselt, ma usun, et paljud teist mäletavad, moodustati ka interrinne, mis töötas rahvarinde vastu. Kuid väga vähesed teavad, et rahvarinde loojad olid ka interrinde loojad. Ja seda nimetatakse kontrollitud opositsiooniks. Lavastati hea ja kurja võitlus ühtede ja samade inimeste poolt. See kontrollitud opositsiooniskeem on juba 100 aastaid toimunud kogu maailmas. Rahvale tehakse näitemängu. Eesti sai taas iseseisvaks 20. augustil 1991, kui kuulutati välja suveräänne Eesti Vabariik. Kuid see vabadus jäi väga lühikeseks. Vabadus anti vabatahtlikult käest ära uuesti 2004, kui Eesti rahvas hääletas Euroopa Liitu astumise poolt. Täna, 32 aastat hiljem, on Eestimaa poliitikud maha müünud Eestimaa koos Eesti rahvaga. Selle 30 jooksul on sõlmitud Eesti rahva nõusolekuta kahjulikke lepinguid. Eestimaa valitsev eliit ei pea kinni põhiseadusest. Olete lugenud põhiseadust? See on väga värske raamat täna raamatupoest toodud ja ma loen hiljem ette siit ühe paragrahvi. Kellel on põhiseadus olemas, vaadake paragrahv 105. Selle maailma elukeskkond on unikaalne ja sellist teist pole olemas. On teistsugused elukeskkonnad. See maa, kus me elame, on nii loodud, et ta terveneb ja puhastab ennast ise. Samamoodi on inimestega siin maal. Nad on loodud selliselt, et nad paranevad ja puhastuvad ise. Kõige tähtsam selle unikaalse loomingu juures on see, et inimene austab ja elab loodusega kooskõlas. Inimene ei tohi kuritarvitada kasuahnuse ja võimu eesmärgil loodust. Kui ta teda see teeb, siis selle maa, selle unikaalse keskkonna looja karistab teda. Universumi seadus on ülim seadus. Ta on ülim ka nendest seadustest, reeglitest, korraldustest, mida inimolend on siin maa peal selles elus teinud. Neid on täna jõhkralt rikutud. Selles meie maailmas on nähtavad ja nähtamatud olendid. Meie sees on olendid, meid jälgivad ja juhivad olendid. Osa olenditest on hingega inimolendid ja osa on hingeta olendid. Paljud olendid meie ümber ja meie sees tahavad hävitada seda elukeskkonda. Nende eesmärk on hävitada hingega inimolendid.
selle maailma elukeskkonna looja on tuhandeid kordi inimesi korrale kutsunud ja õpetanud, kuid inimesed pole õppinud. Inimesed teevad ikka jälle valed otsused, kuid seekord looja sekkumine saab olema teistsugune tuhandetest teistest kordadest, sest inimene on oma suhtumise ja käitumisega teinud nii palju kurja selle maailma energia ja ökosüsteemile. Inimene on tegelenud iseenda hävitamisega. Nagu Tõnis Mägi ütles 20. augustil lauluväljakul käesoleval aastal Vaba Eesti laulupeol peale enda laulu esitamist. Jumal hoiatab teid, et võtke aru pähe, siis Jumal hoiab ja kaitseb seda väikest maad, seda Eestimaad, parandage meelt. Mina tean, et rahval on aeg nüüd ja praegu näidata, kui väga nad tahavad luua harmoonilist elu ja kas nad on valmis loodusega kooskõlas elama. See kehtib kogu selle maailma rahvastiku suhtes. On viimane aeg. Ajapikendust inimkonnale enam ei anta. Täna siin Vabaduse väljakul laseme lõpuks rahval rääkida nii, et see sõnum jõuab sinna, kuhu ta jõudma peab. Iga inimolend on looja siin maailmas. Te kõik olete loojad, kes te siin täna Vabaduse väljakul olete. Te loote oma elu, te loote oma elukeskkonda. Ja täpselt selline, milline on teie looming, selline on teie elu ja teie keskkond teie ümber. Pole oluline, kuidas ja mida sa teed. Oluline on sinu eesmärk. Eesmärk määrab tegelikult sinu staatuse. Paljud meie hulgast arvavad ja eeldavad, et kõik rahuneb ja see COVID-pandeemia saab läbi. Pandeemiat pole olemas, pole kunagi olnud. See, mis täna maailmas toimub, on inimkonna genotsiid. See on suur plaan, mille on välja töötanud maailma valitsejate eliit. See eliit teab täpselt, kuidas inimesi enda jaoks lojaalseks muuta ja neid mõjutada. 1895. aastal toimunud maailma esimesel ülemaailmsel juudi kongressil pidas loengu Theodor Herzl ja see loeng sai hiljem nimeks Sioni protokolli. Eestis on Margus Lepa oma Nõmme raadios üle 20 aasta rääkinud maailma eliidi plaanidest ja sellest Sioni protokollidest. Kuid inimesed pole seda tõsiselt võtnud ja nad ei usu teda. Nad ei usu seda, mida eliidi plaanis on. Olen ise need protokollid läbi lugenud, olen palju infot hankinud mujalt, väljaspool Google'it, väljaspool YouTube'i ja peavaolu massimeediat. Ma tean ja näen, mis lähiajal toimuma hakkab. Eestis on mitu alternatiivmeedia kanalit, kus räägitakse maailma eliidi plaanidest, mis tegelikult maailmas toimub. Need on Telegram, Vanglaplaneet, Objektiiv, Uued uudised, Minu aeg, Fonte News. Neid on mitmeid. Sioni protokollis on täpselt kirjas, kuidas vaja tegutseda inimkonna orjastamiseks, meeltekontrolli saavutamiseks ja muuta inimesed biorobotiteks. Protokollides on kirjas, kuidas saavutada üks riik, üks valitsus, üks raha, üks armee. Protokollides on selgelt öeldud, et raha ja meedia peavad olema eliidi kontrolli all. Rahaga saab ära osta valitsused, vajalikud inimesed ja suurkorporatsioonid. Meediaga saab panna inimesed uskuma seda, mida on vaja uskuma panna. Kõik ülejäänud sujuvad juba raha ja meedia toetusel plaani järgi. Eestlane Jüri Lina on teinud oma elutööna suure paljastuse eliidi tegevustest. Ta on käinud läbi mitmed arhiivid ja kätte saanud salajased dokumendid, mis tõestavad ja kinnitavad Sioni protokollist teostavat plaani. Maailma elanikkond elab pettuses ja vales. Sajandeid on valetatud. Jah? Tal tuleb pari, siis võtab. Seda päikest või? Vähesed teavad, et riigid on juriidilised ettevõtted ja toimub suur äri ja inimene on selles äris toode. Vatikan on nimetatud emaettevõte, kelle kaudu tulevad korraldused riikidele, kas siis läbi Brüsseli või Šveitsi. Pandeemia on inimese sees, mitte ühiskonnas.
sa näed pandeemiat teises inimeses, sest sa näed enda peegeldust. Inimeses pandeemia tekitaja või nimetatud viiruse tekitaja on hirm. Hirm on suurim vaenlane üldse siin meie elukeskkonnas. Maailma kõige võimsam ja suurim hävitusjõuga relv on meedia. Meedia hävitab kõik, mis talle ette jääb, külvates hirmu, hävitades inimeste mainet ja rääkides valet seni, kuni see muutub inimeste mõistusest tõeks. Ja kui keegi räägib tõde ja massimeedia seda ei toeta, siis see on massrahva jaoks vale ja see tõe kuulutaja on kohe tembeldatud lamemaalaseks või hullumaja kandidaadiks või vaktsiinivastaseks. Küsige endalt, et miks peidetakse ja varjatakse ja tehakse peavoolumeedia poolt maha vastupidised uudised ja informatsioon. Küsige alati endalt iga info või situatsiooni kohta, et aga kui oleks vastupidi. Et mis siis saab, kui oleks vastupidi? Ja miks ei paku keegi vastupidist infot või lahendust? Tegelikult on olemas kõik lahendused, aga eliit ei taha neid lahendusi, mis inimesi vabana, tervena ja õnnelikuna hoiab. Mina pole vaktsiinivastane, vaid ma tean eliidi plaanist ja see vaktsiin pole abimees sulle, vaid see aitab ellu viia eliidi plaani. See vaktsiin hävitab jõhkralt inimelusid. Minu eesmärk ja missioon selles kehas, selles elus on informeerida teid, kogu planeedi inimesi, hoida seda elukeskkonda elus ja ennetada katastroofi. Mis on lahendus? Täna on vaja leida lahendus hirmule ja meediale. Aga kuidas teha koostööd hirmu ja meediaga nii, et meil pole hirmu ja hävitavat meediat? Kas teab keegi vastust? Mul ei ole kodus telekat. Kõigi olukordade, haiguste ja hirmude lahendamiseks tuleb minna algallikasse. Vaadake, kes on Eesti peavoolumeedia omanikud, juhid, peatoimetajad. Kutsume nad rahvaga kohtuma, kutsume nad siia Vabaduse väljakule kohtuma, vaatame neile silma sisse ja küsime nende käest otse. Kuule mees, miks sa valetad ja hirmu külvad? Miks sa ei kuule rahvast? Miks sa hävitad ettevõtlust ja inimelusid? Võtame näiteks Eesti põhiseaduse. Miks põhiseaduses pole punkti, et rahval on kõrgem otsustusõigus? Seal pole seda punkti. Seal on punkt number 1, millega algab põhiseadus. Rahvas on kõrgema võimu kandja. Aga võimu kandmine pole otsustamine. Kas te teadsite seda? Me anname võimu, me kanname võimu, aga ei otsusta. Täna te näete, et valitsust ei huvita rahva arvamus. On tehtud mitmeid petitsioone, mitmeid allkirjastamisi, mitmeid meeleavaldusi, proteste, kohtulahinguid. Aga mis on tulemus? Meie tänane ise hakanud valitsus sõidab rahva arvamusest üle, ta ei kuula ja otsustab põhiseaduse vastaselt, võtab vastu seaduse vastaseid seadusi. Kohtusüsteem meid ei aita. Me seisime 5 kuud Toompeal. Paljud Toompeal seisjad läksid kohtusse oma inimõiguste kaitseks, kuid tulemus on täna 0. Venitatakse need istungid ei tea kuhu maale ja me oleme kaitseta. Kohtud töötavad eliidiga koos, see pole saladus. Seega, et elu Eestis muuta, tuleb minna jälle algallikasse. Ja seal tuleb asjad korda teha. On vaja teha rahvareferendum ja teha põhiseaduses muudatus. Põhiseaduses vaja on muuta punkt number 1 kõigepealt, et anda kõrgeim otsustusõigus rahvale. Ja teine punkt oleks oluline moodustada rahva õiguskoda, et korruptiivne ja eliidile kuuluv kohtusüsteem ei saaks venitada inimõigusi puudutavaid kohtuotsuseid. Eestil on president
kes pole rahva poolt valitud. Eesti president esindab poliitikat, mitte rahvast. President peab olema valitud rahva poolt, esindama rahvast. Tal peab olema õigus valitsus tagasi kutsuda, kui valitsus ei tegele rahva ja Eestimaa vabaduse hoidmisega. Presidendil peab olema õigus kutsuda armee rahva kaitseks, kui valitsus kuritarvitab võimu ja korraldab genotsiidi. Rahval peab olema õigus kutsuda tagasi valitsus ja president, kui nad kalduvad kursilt kõrvale. Et seda muuta, tuleb minna jälle algallikasse. Tuleks korraldada rahva referendum, et otsustada presidendi vajalikkus ja kui teda on vaja, siis ta peab olema valitud otse rahva poolt ja presidendil peab olema suurem otsustusõigus. Täna näeme tsirkust presidendi valimisega. Rahval sekkuda ei lasta. See tsirkus on kestnud juba 4 aastat ja kestis ka 4 aastat tagasi, kui meile pandi president ei tea kust ja ei tea kes, sest rahvas teda ei teadnud. Märke on juba nii palju, et seda tuleb muuta. Tuleks nüüd juba teha muutus ja kuulutada välja presidendi otsevalimised ja me ei jätka vana süsteemiga. Poliitika on äri ja äri on poliitika. Miks see nii on? Mina pole poliitikas varem olnud, kuid äris olen olnud. Poliitikat näen ma eemalt ja see on räpane ja korrumpeerunud. Äris olen olnud 31 aastat ja see on räpane ja jõhkralt ahistav. Kui vaadata juba maksukoormust, siis varsti me ei sõida autoga ka enam linna peal või maanteede peal, me peame maksma. Toon siin näite. Selle maailma pettuse COVID-19 pandeemia ajal pole ma näinud Eestis ühegi Eesti suur ettevõtja või keskmise ettevõtja sõnavõtte rahva vabaduse ja inimõiguste kaitseks. Kas te olete näinud või kuulnud? Kas te teate, miks nad pole sõna võtnud? EAS-i avaliku info põhjal on üle 3600 ettevõtte saanud COVID toetust. Peale EAS-i on veel sadu ettevõtteid saanud muudest allikatest COVID toetust, nagu näiteks Tallink, aga ikka ta koondab inimesi. Kas te teate, et tasuta lõunaid pole olemas? Ma suhtlen iga päev inimestega ja ettevõtjatega. Eesti on väike küla ja siin teavad pea kõik üksteist. Saladuse kohta öeldakse seda, et see pole enam saladus, kui sellest teab peale sinu veel üks inimene. Tean mitu toitlustusettevõtte omanikku, kes täidab valitsuse ebaseaduslikke korraldusi, sest ta saab riigilt toetust. Ja nii öeldigi. Kui sa võtad vastu raha saatanalt, siis on saatana reeglid.